Kogumispäevik. Tere kõigile Kogumispäeviku podcasti kuulajatele. Kohe on kätte jõudmas suvi ja täna räägime reisimisest. Ja selleks ma kutsusin täna külla mehe, kes on oma elu jooksul väga palju reisinud, teinud loodusest pilte, filme, raamatuid kirjutanud. Ja mees, kes siis jagab ka oma rännaku muljeid juba pea 20 aastat või isegi natuke üle selle Vikerraadio saates Kuula rändajat. Nii et tere tulemast, Hendrik Relve. Tere. Ma olen su tõesti suur fänn ja ma arvan, et enamus episood olen ma kõik ära kuulanud ja mõnda isegi mitu korda. Sest vahel jääd magama niimoodi ja siis kuuled jälle uuesti, et väga-väga mõnusad. Ja siis ma iga kord, kui ma kuulan, ma mõtlesin, et kutsuks su siia saatesse, et kuulaks, et kuidas sa sinnani oled jõudnud, kus sa täna oled ja neid kogemusi, mida sa kõik oled kogunud elu jooksul ja uurida ka, et mida sa muul ajal teed, et kui sa just rännakul ei ole. Nii et võib-olla alustakski sellest, et mida sa täna teed, kui sa just ei ole rännakul kuskil? No mul on niimoodi, nagu ma ise nimetan, aasta jaguneb mul 2, üks on selline karjamaa periood ehk siis suvi, kui saab siin Eestimaal ja mujal väga lahedalt ringi liikuda ja siis tuleb see nii-öelda laudaperiood, kui Eestis tuleb põhiliselt ruumides sees olla ja neil aegadel ma siis ka reisin maailmas rohkem. Ja siis on üldiselt talvine periood on nagu pingelisem ja nüüd suvel on natuke niisugune kooliütsi tunne, et koolivaheaeg ja kõik on nii lahe. Igasugu asju, mis pähe tuleb, kohe saad teha. Aga kas neid reise, mida siis talveperioodil plaanid, et kas neid plaane sa teed pikalt juba ette? Või pigem, või kuidas sa jällegi selle suve sa ütled, et sa nagu puhkad, aga tegelikult ma arvan, et sa juba sätid niimoodi, et mis seal talvel plaanis on? No joo, nendest mõtetest ma ei saa lahti mitte kunagi. Ma ise nimetan ennast sõltlaseks. Ma ei saa lihtsalt mingi pool aastat läheb möödas, hakkab kuskil nagu sügelema ja sügeleb aina rohkem ja nii, et selles mõttes need plaanid keerlevad peas vahet pidamata ja ka tuttavad liikumised, kus nad igal pool nüüd tulevad ja kuhu nad nüüd lähevad ja nii edasi. Aga plaane, ikka neid maailmareisi plaane kaugemale kui Euroopasse. Euroopa on minu käsitluses koduõu. Mõnus lahe koduõu, jube lahe minna. Aga nüüd need kaugemad, neid ikka kindlasti aasta vähemalt ette, aga mõnikord ka 2-3 aastat. Ja kui on niisugune raskem variant, siis see, et kas seda üldse on võimalik teha, siis selle ettevalmistamine on ikka 5 aastat või rohkem. Ja ma arvan, me pärast tuleme sinna juurde ka detailide juurde, et kuidas see ikkagi täpsemalt käib ja kuidas ka meie kuulajad saaksid oma selliseid pikemaid või selliseid keerulisemaid reise ette valmistada. Aga küsin, kus see pisik nagu üldse alguse sai, et üldse see reisimise ja huvi looduse vastu? No eks siis standard vastus on, et ikka lapsepõlvest ja ma arvan, et kui ma olin niisugune koolieelne põlvepikkune poiss, siis igal juhul ma olin maal vanaema juures, see oli sõjajärgne aeg. Isa oli vangis Venemaal ja ema pidi tööd rügama ja siis saadeti vanaema juurde ja seal vanaema juures oli siis nagu aega olla ja keegi eriti ei valvanud. Ja siis oli, see on küll lapsest saati niisugune nagu mingi fantaasiast mul puudu ei tule. Aga siis ma kujutasin igasuguseid asju ette kogu aeg ja seal õue peal ja kohe, kui ma lugema õppisin, siis vanaisa oli kooliõpetaja Aruküla koolis olnud Eesti ajal ja tal oli seal pööningul oli, ma nimetan niisugune tohutu kultuurkiht, niisugune 0,5 meetri paksune, mis koosnud siis tsaariaegsetest, Eesti Vabariigi aegsetest, Saksa aegsetest ja Nõukogude aegsetest raamatutest, ajakirjadest, kõik oli seal läbi segamini kaoses seal pööningul. Ja seal ma siis istusin seal hämaras ja neelasin kõike, mis ette tuli ja siis neid
reisiraamatuid oli ka nende hulgas palju ja kuidagi seal üks raamat, mis ikka sai täitsa nagu väga tähtsaks raamatuks oli enne sõda ilmis algul vihikutena, pärast köidetuna mitmeküteline maailma maad ja rahvad ja see oli siis pandud Eesti tolle ja parimate geograafide poolt ja tekstid olid tõlgitud siis maailma eri keeltest, eri rännumeestelt. Enamasti need rändurid olid seal kuskil 1920-ndatel, aga mõnikord ka varem, aga need olid hästi vahetud kirjeldused, et kuidas, kui ma sinna läksin, mis seal siis juhtus. Ja neid ma neelasin erilise õhinaga, et see rändamine mõttes sai kindlasti seal vanaisa maja pööningul alguse. Sul oli õdesid, vendasid ka või sa pigem olidki üksinda toimete? Kaks venda ja õieti pool vennad. Ehk sa pigem nagu toimetasid seal üksinda, et leidsid omale tegevust? Seal oli tegelikult, seal vanemal oli mitu last ja siis mul oli need tädi, poegi ja tütreid seal kokku oli meid 6 tükki nüksi, kes me siis seal pägalikudena ringi askeldasime ja mõtlesime igasugu värke välja ja avastasime maailma. Aga kuidas edasi, et kui sa, ma ei tea, lõpetasid juba kooli ära, et see sama ülikoolis, et mida õppida? No jah, niimoodi võtta siis elulugu rääkides oli niimoodi, et kui ma reaalkooli hakkasin lõpetama, siis enamik mu klassikaaslasi läksid kõik niinimetatud Rauakooli ehk siis Tallinna Polütehnilise instituuti ja mina panin ka ennast kirja ja siis hakkasin mõtlema, et põrgut, et kas ma ikka tahan seda saamtehnikat nii väga õppida ja pärast hakkan nende torudega jändama ja siis tundus, et ei kuidagi see vanaema juures olemine ilmselt mõjus ka, et midagi peab loodusega olema. Ja siis oli nagu bioloogia või metsandus, aga bioloogia tundus nagu kuidagi liiga teoreetiline, et metsandus on ikka hästi otse kohe metsa ja õpetatakse seal putukaid ja taimi ja linde ja kõike ja siis ma läksingi metsandust õppima, eriti midagi metsandusest teadmata. Ja siis ma lõpetasin selle ära ja läksingi metsakorralduse tööle, see on niisugune nagu nipernaadi elu, ühesõnaga sa lähed kevadel vara, aprillis lähed kuskile metsadesse ja siis kuskil oktoobris, novembris, kui väga hulluks läheb ilm, siis tuled sealt välja, niisugune 5 aastat. Ja siis kuidagi hakkas niimoodi kiskuma, et mul tundus, et ikka midagi tahaks veel, mulle meeldis, ma avastasin juba, et mulle meeldib kirjutada ja näiteks rännata ja siis Eestis põhiliselt neil aegadel. Ja siis tuligi pähe, et läheks sinna Marju Lauristini juurde ajakirjandust õppima ja siis lõpetasin sellega ära. Ja siis neil aegadel juba ma siis ka tegin ikka Eestist palju kaugemaid rännakuid. Raudne eesriie oli muidugi olemas selle ajal, aga ikka päris 80-ndatel juba sai teisele poole Uuraleid esimesi kordi mindud. Kuidas sa said sinna? Ma mõtlen, lastud välja siin. Nõukaajal oli, see laul oli, et mui aadres nie dom i nie ulitsa, mui aadres Sovetski Sajus. Selles mõttes oli lihtne, istud rongi peale ja lähed, et rong oli suht odav. Võttis küll aega rohkem kui lennuk, aga see oli täiesti taskukohane. Ja siis olidki need reisid, et hästi laialt selles impeeriumis nimega Nõukogude Liit, aina laiemale, aina kaugemale, et kuidagi see ilma mingi ratsionaalse mõtlemiseta nagu see tung, et ikka lähen sinna maailma ääre peale, et kui maailm oleks lapik, eks ole, aga impeeriumi ääre peale vähemalt. Ja siis niimoodi ma 20 aastat rändasin ikka päris kõvasti selles suures impeeriumis ja selle loodus on ausalt öeldes võrratu. Küsin vahele, et kas sa rändasid üksinda või oli sul mingi grupp, ma ei tea, teisi üliõpilasi
või sõbrad või pere või kellega sa rändasid? Igat moodi, mul on nagu see põhimõte, et ükskõik kas üksi või mitmekesi, kas kõndides või kuidagi sõites, peaasi, et saab liikuma, aga seal nõukaajal oli päris tüüpiline ikkagi ka niimoodi, et kõige tüüpilisem oli ikkagi see, et kas kahekesi või siis neljakesi, mitte suurema kambaga, niisugused kambajõmmid siis ja no need olid niisugused seiklusreisid, aga samas alati olen ma läinud eesmärgiga, mul ei ole lihtsalt näha, et lähen vaatan, mis juhtub, niimoodi ei ole, vaid on mingi asi, mille ma olen siis kirjandusest nagu saanud, endale kõrvade vahel on niisuguse kinnismõtte, et ma pean sinna saama, see on nii vägev ja siis lihtsalt lähed. Aga kuidas see siis rahaliselt oli see kuidagi selline et ei vajanud tohutut pingutust, et see raha kuidagi kokku saada või et seal need kulud olid väiksemad või kuidagi lihtsalt saadi hakkama? No praeguse aja maailmareisidega võrreldes olid need ikkagi odavad reisid. Et isegi ma arvan juba kuskil 70ndate teisel poolel, kui ma olin ikka peaaegu et tudeng veel, et siis ikkagi mingi istud Moskva rongi peale ja sealt edasi lähed kuskil Kesk-Aasia poole peale ja kuskil Repeteki kandis, kus ümberringi on Karakumi kõrb ja on mingi teivasjaam, ronid lihtsalt maha, sul on seljakott, varustus, saad ise hakkama ja oli täiesti võimalik, aga muidugi veel kaugemad käigud olid juba keerulised Põhja-Siber, näiteks Taimõõr. Sinna ma läksin ühe ekspeditsiooni koosseisus, seal oli siis nagu see oli etnoloogiline ekspeditsioon, aga ma läksin siis piltnikuna sinna kaasa. Või siis ka Siberi hantide juures seal Põhja-Siberis keset talveaega, siis ma olin ka seal nagu, aitasin, see oli niisugune jällegi hantide, nad on meie keele sugulased, eks ole, nende niisuguse folkloori salvestamine ja siis aitasin seda seal teha. Ja siis pärast seal veel kaugemale itta, sinna Kaug-Idasse, see oli siis ikkagi, ma leidsin ka natukene mingisuguseid tugesid kuskilt, põhiliselt piletit ost, et nagu Kaug-Idasse rongiga oli ikka väga tüütu sõita, et siis lennuki pilet edasi tagasi. Aga olen läinud ka paikali taha niimoodi, et keegi pole toetanud. Üldiselt on niisugune reegel, et raha ja aega saab omavahel nagu transformeerida. Kui sul on palju raha ja vähe aega, siis see teeb täpselt sama välja, kui et sul on vähe raha ja palju aega. Ja tol ajal oli siis palju aega ja vähe raha. Aga kus sa üldse raha said sellel ajal? Kas sa käisid tööl? Eks ma ikka käisin tööl ja see tavaline niisugune palgalise elu, aga seal koha peal oli ikkagi niimoodi, et see praktiliselt mingist külapoest sa midagi hangid ja siis on väga tüüpiline, et sa vennastud kohalikega. See on väga tähtis ja siis sul tekivad sõbrad ja väga tihti linnadest eemal külades on inimesed ikka väga-väga sõbralikud ja avatud ja aitavad sind igat pidi, et ma mäletan Baikalil oli nii, et mind huvitas lehise mets, ma ei olnud üks suurt lehise metsa kunagi näinud ja siis oli vaja seal Baikali ääres sõita mööda rannikut ja ma rääkisin ühele tüübile, kellega me sõbraks olime saanud, kelle juures ma sain siis loomulikult ka magada magamiskotis tema köögipõrandal. Et siis, et mind hirmsasti huvitab, aga ma ei tea, kuidas ma saan. Milles küsimus, panen paagid täis, lähme. Mingi 200 kilomeetrit pani motorpaadiga edasi-tagasi pärast küsin ikka igaks juhuks, et kas palju ma on maksta, mis sa maksad, sa oled sõber ju umbes niimoodi see käis sel ajal. Aga kuidas täna see on, et kas sa täna näed ka seda sama soojust, ütleme, kui sa astud sellisest linnast välja või see on ikkagi maailm on muutunud? Ei, ta on väga erinev, seda ei saa nagu
üldse üldistada, aga Venemaa suhtes tähendab enne neid Covideid ja veel vastikumaid aegu sai Venemaal käidud veel üsna hilja aega, 2019 jälle seal hästi kaugel Kaug-Idast, Tšuksimaal ja mujal, et seal ikkagi nüüd ka ikkagi raha loeb, et ei ole mingi sõber, võid olla sõber, aga maksa ikka, et selles mõttes ei ole enam nii soodne ja teistpidi ma olen oma sõpradega ka arutanud, et vist minu eas ei tahagi väga odavat töömaja sel viisil, et ostan poest pudeli viina ja joome selle tühjaks ja siis lähen köögipõrandale magamiskotti magama, et ei taha. Jah, ei taha, täitsa aru saada, et mida vanemaks jääd, siis mingi hetk on see, sa oled nõus juba maksma rohkem selle mugavuse eest. Aga millal sa fotograafiaga tegelema hakkasid, et ma saan aru, et see kuidagi käis käsikäes selle reisimisega? See käis selle oma rada, kui isa kunagi sealt Karaganda asumiselt tagasi sai Eestisse, et tema oli pildistaja Eesti ajal juba ja siis ta tegelikult aitas mind nii-öelda otsa peale, nii et ikka kuskil põhikoolis hakkasin ma neid pilte tegema ja siis see nii-öelda võitlusväli laienes, ma pildistasin aina rohkem ja hiljem, kui ma hakkasin raamatuid tegema, siis oligi tore, kui oskad pildistada ja nii edasi, nii et see on ikkagi eluaeg mind saatnud endast mõistetavalt. Ja mulle tundubki, et need erinevad nii-öelda tahud on, et moodustavad terviku, et see aitab nagu kaasa, et üks asi viib teiseni, nagu sa ütlesid, et sain reisile kaasa, sest olin fotograaf, on ju? Ja just nimelt, aga ikkagi see põhivedru on ikkagi olnud see, nagu ma ütlesin, see sõltuvus, et inimeste puhul, kui ma olin noorem, siis ma peaaegu, et sain vihaseks, kui keegi ütles, et mind üldse ei huvita, et Eestis on nii tore olla, et mina ei taha kuskil minna ja siis ma nagu hoidsin oma pahameelt tagasi, aga praegu ma olen täielikult nendest inimestest ka nagu aru saanud, et inimesed on erinevast puust. Ja mõnel lihtsalt on see selline veri ja teisel ei ole ja siis see on nii ja siin ei ole midagi pahandada. Ja ma tahtsingi just küsida, et kas inimesed juba nagu sünnivad selle pisikuga, et mina tunnen nagu samasugust pisikut ja mul on samamoodi raske aru saada, kuidas sa ei tahagi minna, et täpselt, et kuidagi see teel olemine ja see kogemine ja nägemine ja see tekitab kuidagi uusi mõtteid ja sellist kuidagi elus olemist. Absoluutselt, see on võib öelda ka, et rahutu veri või niimoodi, et sa kogu otsid midagi, sa otsid midagi uut ja selles mõttes see nagu nimetan rännakul olemine, et selles seisundis sa tegelikult elad intensiivsemalt, seda ma olen küll märganud. Ükskord, kui mind kutsuti kusagil Lõuna-Eestis ühte külaseltsi jutustama ka oma maailma reisidest ja seal olid niisugused vanemad inimesed, põhiliselt naised ja siis ma rääkisin suure õhinaga, kus ma kõik olen käinud Uus-Genial ja Aafrikas ja siis ma olin mingi 10 aastat praegusest noorem ja siis nad kuulasid ja viisakalt niimoodi ja siis, et kas küsimusi on ja nad olid vait, nad ei olnud need, kes käivad, eks ole. Ja siis üks täti küsis, et ja kui kaua te kavatsete siis niimoodi rännata. Siis ma esimese hooga ehmatasin ära, ma polnud mõelnud selle peale, kunagi hakkasin kiiresti mõtlema ja mõtlesin, ühesõnaga ma ei vastanud talle seda, mis ta küsis, aga ma vastasin niimoodi, et rändamine teeb nooremaks. Ja see oli siiras vastus. Ja siis ma vaatasin, et nendele naistele läks see korda, kes ei taha siis nooremaks minna. Ja võib-olla jällegi nad ka mõtlesid, et issand, kui hea, et ma sinna kaugele võib minema, et saan selle info siin kätte. Et see ongi see, et inimesed mõtlevad nii erinevalt. Näiteks mul tuli kohe paralleel, et kui ma käin koolis tundi andmas, siis ma alati mõtlen, et issand, kui hea, et ma õpetaja pole, et ma käin ühe korra ära, väga tore on, kõik on, aga see on päris väsitav, intensiivne. Ja siis see sama mõte, et mõtlen õpetaja osas, et jah, et ma rohkem ei pea minema ma ei tea, sellel päeval näiteks.
Aga reiside juurde veel, et kui mingi hetk sul, ma ei tea, tekkis pere, et kuidas siis kuidagi pere kõrvalt ja väikeste laste kõrvalt või et kas su selle kaaslase sa leidsid ka läbi siis reiside või kuidas see oli? No ühesõnaga mitte läbi reiside ma ei leidnud, ma olin ikkagi väga noor, ma olin kuskil 20 ja siis kui lapsed juba, esimesed lapsed sündisid, siis muidugi oli see sabapidur ka peal, aga neil aegadel olin ma veel ka seal metsakorralduses, nii et selles mõttes ega ma olen ikka mustlane või niimoodi, et selle tõttu me saime väga hästi läbi muidugi. aga siis edasi, kui lapsed juba ise käima hakkasid, siis me hakkasime just Eestis ikka päris palju käima. Noh, nendel aegadel, see me räägime 70-ndate lõpp, 80-ndate algus, sõidad bussiga kuskile ja siis kotid selga ja minema ja siis oli mingisugune väga tähtis asi, et koha peal oleks keegi, tavaliselt mingi metsaülem või keegi tuttav, eks ole, kelle juures saab siis öömajal olla. Aga niuksi käike oli sel ajal siis nagu hakkas pihta juba. Ja süstisid seda reisipisikut oma lastesse ka ja looduse huvi? Jah, aga ta ei ole niimoodi, nad ei ole mingid kloonid, neil on oma... Ja ma just tahtsin, et 4 last on ja kindlasti on erinevad. Ja igal ühel on erinev ja et vanemad, kui nüüd hakata ritta panema, siis see kõige vanem tütar, see, kes on nüüd 50, tema on väga niuke tõsine sõltlane ja käib palju. Ja tema üks lastest ka samuti, siis edasi järgmine poiss, temale meeldib ka käia, aga ta käib niimoodi, oleme näiteks koos käinud või siis kui tema lapsed on nüüd nii suured, et nad ise nagu kannavad, siis nad käivad niisugustes mingites Euroopa paikades sihilikult mingid paikades, mis neile huvi pakuvad, aga veel edasi nooremate poole, siis on jällegi poiss ja ta on nüüd see hakkab juba, see on nüüd see põlvkond, eks ole, kellele on juba see selge, et maailm on lahti, ma võin minna, kus ma tahan, eks ole, ja kõik on nii lihtne ja talle väga meeldib mingi äppidega, vaatab mingi üliodava mingisuguse Hispaania, Türgi välja ja läheb kohale, aga ikkagi ka talle meeldib just nii, et tal on mingi seljakott ja et ta ei ole linnades. Ja siis see kõige noorem, see on jälle täiesti sõltlane, et see kui vähegi saab, aga tema lapsed on jälle nii väiksed, et need praegu on ise sabapiduriks peal. Et ühel või teisel viisil on nad ikkagi kõik niisugused ja ikkagi see, kuidas sa üles kasvad on ju ja mis keskkonnas ja kui sa ikkagi viid ja näitad seda maailma, eks siis tekib ka see huvi, et just mõtlesingi nende tänapäeva laste peal on ju, kes rohkem võib-olla on arvutis või telefonis või ma isegi ei ütleks laste pihta seda, vaid ka vanemad on nii-öelda rohkem võib-olla ära või kuidagi ise võõrdunud natukene juba loodusest. Kuidas neid meelitada? Natuke on ikkagi see mingisugune teine pool ka, mis on nagu kaasa sündinud, et kedagi nagu tõmbab, eks ole see asi, et ma lähen kuskile, kas või Eestis, et ilus ilm, täna näiteks on ilus ilm, täna oleks väga vahva väljas olla, et aga võtan ja lähengi, eks ole, ja lähen kuskile kas tuttavasse kohta või kus ma käinud ei ole, eks ole, siin samas Eestis on nii ülilihtne ja selles mõttes on ikka väga erinevad. Praegused noorem põlvkond ka ikka väga-väga erinev, seinast seina. Jah, ma ise olen just mõelnud, et see sama ilmateema, et tegelikult ju ei ole halba ilma, et see sõltub jälle riietusest ja sinu kuidagi mõtteviisist,
et oma lapse puhul ka ma tahtsin, et tuleks alati algsi koolist koju olenemata ilmast, et muidu on see, et halva ilmaga lähed autoga järele, on ilus ilmaga kõnnib jala. Et siis tekibki see tunne, et kui vihma saab, siis ma ei lähe mitte kuhugi. Ja see on ka huvitav, et ma oma laste pealt olen märganud, et 2 tükki on ikka siuksed, et kui ikkagi hakkad märjaks saama ja või talvel on kõle tuul ja tuiskab, et siis kiiresti tuppa, aga 2 on jälle sellised, et ongi vägev ja tahakski, et ühesõnaga, see on huvitav, et kui sa tahad alati olla niisuguse ilmaga väljas, kus on päike paistab ja on soe, siis sa saad nendest samadest tuttavatest paikadest hoopis teised kogemused ja elamused, kui siis, kui sa oled seal niisuguse karmi ilmaga. Et selles mõttes ta nagu forseerib sind ja paneb nagu, muudab meeled teravamaks. Näiteks ka pildistamine, kui palju pilte on päikseloojangutest ja päiksetõusudest ja päikselistest randadest ja nii edasi. Aga kus on ikka näiteks vihma paneb hirmsa kohinaga või lumi tuiskab, kui vähe on selliseid pilte. Neid pilte on raske teha, aga nad on, kuidas öelda, mõjuvamad. Sügavamad võib-olla. Jah, sest sa tead ise ka, kui raske on neid pilte teha. See ei sai, näiteks kui lumi sajab, näiteks pildistada seda, kuidas see lumi sajab ja pildi peal on näha, kuidas ta ikka sajab päriselt, et see ei ole mingi udupilt. Et seda ei ole kerge teha, aga siis ta mõju on väga tugev. Kas sa täna ka pildistad palju? Ikka. No mõtlengi, sa ütled seda, et ma arvan, seda lumesadu pildistada, et see on omaette kunst. Et see ei ole see, et sa telefoniga klõps pildid ära ja on tehtud. Ja sa pead koolirahad maksma, harjutama ja siis tuleb välja. Mul on siin kogemata täna seljas see särk, eks ole, Vereta jaht. Et see on nüüd see üks niisugune nii-öelda klubi või seltskond, kellega me käime igal kevadel 3 ööd päeva ilma magamata kusagil maikuus mingis paigas ringi ja siis kes saab kõige paremad pildid. Wow. Et see on niisugune väga ekstreemne, aga vägev. Mulle tundub, et sina pigem otsid kohti, kus nagu ennast ikkagi proovile ka panna, et see sama päike on ilus taevas ja lihtsalt oleme, et see kuidagi sulle ei paku nii palju. Ja seal on palju külgi. Üks on tõesti see, et ennast proovile panna ja võib-olla minu eas aina öeldakse, et vaata passi, siis mina nagu väga ei taha vaadata passi, vaid ma tahan lihtsalt proovida järgi, kui palju ma nüüd siis jaksan, et lähen nagu selle piirini ja nagu maailmareisidel samuti. Ja siis nagu ikkagi proovid selle viimase piiri ära ise oma keha peal, et kus see piir on, ega ei hakka üle keerama, eks ole, seda kruvi, et ei hakka endale nagu liigset ohtu tekitama, aga paned ennast proovile, see on küll üks pool asjast, aga teine pool on mul ikkagi see vaimne pool. Ma pean seda ikkagi põhiliseks, et ma ei ole nagu selles mõttes nagu sportlik tüüpe või et mul on ka niisuguse sõpru, et igas riigis, kus ma pean käima seal kõige kõrgemal mäel, siis kogun neid tippe või muid niisugusi nagu eesmärk nagu pigem sportlik, et mina teen niisuguse asju ainult sellepärast, et seal on siis midagi, mida ma tahan näha, kogeda, pildistada ja selle nimel siis ma olen küll hambad ristis valmis pingutama viimase piirini, et see on nagu põhiline nagu järjestus. Nagu stiimulite järjestus on ikka selline, et kõigepealt ikkagi on mingisugune vaimne huvi ja siis selle nimel siis ma olen valmis ka pingutama, aga kõik nad omavahel on lahutamatud ja see ongi see, mille pärast sa ju lähed uuesti, et sa saad nagu mingisugusele kuidas seda nüüd sõnastada, et sa saad
ühesõnaga avardad oma maailma ja see on siis nagu kogemuste maailm ja teadmiste maailm ja see kõik nagu rikastab maailma pilti ja ikkagi ega mingisugune niisugune sügavam huvi on äärmiselt lapselik, et ikka, et see maailm, et ma tahan ikka näha, et milline see maailm on, me teame, maailm on ümmargune muidugi, aga et kuidas ta ikka on, sellest ei piisa, et ma loen või vaatan neid filme, et ma tahan näha koha peal, ma tahan noosutada, maitsta, kuulda ja jäädvustada, eks ole, see kõik käib nagu tervikuna, see maailma avastamine tegelikult, jah. Aga kas ma saan, et on veel kohti, mis on avastamata, et kas sul nüüd juba on selge, et pilt, et milline see maailm on? Ja see on tõesti, ma saan aru, et ma nagu ülehindan ennast, aga aeg-ajalt mul tõesti tekib selline illusioon, et hoian niimoodi kahte kätte, see maapall on siin minu käes ja ma ikkagi, ja ta on mulle armas, et see käib ka sinna juurde. Et mul tõesti, et ma tajun seda, ma olen kogenud seda ja sinna juurde on see, mida ma nimetan maailma kodustamiseks. Ehk kui sa oled kusagil käinud ja sa pärast näiteks kuuled uudiseid või näed mingid uudised, see mõjub hoopis teisiti kui siis, kui sa ei oleks seal käinud. See puudutab mind. Et mäletan esimest korda USA-sse mindud sai, siis oli seal kuskil Mehhiko piiri lähedal Sonora kõrbes ja me läksime oma rendiautoga ja sõpradega ja tohutud vahemad õhtu jõudis kätte, telgid ja varustus oli kaasas, aga ikkagi pimedaks läheb, siis pead kuskile nagu öömajale võtma ja siis võtsime öömajale ilma, et ma oleks näinud, kuhu me tõmbasime tee äärde lihtsalt, mingi kõrb on. Ja siis ärkasime üles, siis Saguaro kaktus ehk ametliku nimega Heath Carnegie kaktus, maailma suurim kaktus, kasvab nii kõrgeks nagu Eesti puud, oli niimoodi vajunud niimoodi telgi kohale, nii läbakile ja me olime sinna alla selle pannud oma telgi. Ja siis, kui kõik see reis oli tehtud, siis pärast mingi aasta hiljem tuli mingi uudis lihtsalt kogemata niimoodi, et sealt kandist leiti mingi põgenike laipu, mingi 15 laipa, kes olid siis sinna nälga ja janusse surnud sinna samasse kanti. Ja see puudutas mind väga, väga. Jah, et sa võtadki täna selle maailma nii-öelda käte vahel ja vaatad ükskõik kuidas keerad seda, vaatad, et sa oled igal pool ikkagi käinud, et tulevad need seosed ja kuidagi need mälestused ja see tunne, nagu sa ütled, see lõhn on ja tuleb ninne. Ja nagu ühesõnaga puutepunktid tihenevad, eks ole, ja selles mõttes ongi nii, et ta ongi armasta, et ta ühesõnaga on mulle isiklikult läheb korda, et see saab olla ainult kogemuse kaudu, mitte lugemise ja filmide vaatamise kaudu. Kui paljudes riikides sa oled tänaseks käinud? Nendega oli niimoodi, et ma arvan mingi 20 aastat, 30 aastat tagasi ma lugesin neid viimati kokku ja siis ma sain neid kuskil 70 millegagi ja praegu ma enam ei ole viitsin neid lugeda. Ütleme siis, kui peab vastama, siis ma arvan mingi 100 ringis, aga seal on nagu see trikk, et mida tähendab, et kus riigis sa oled käinud, eks ole. Et see, kui sa lendad lennukiga kuskile ja siis sa oled seal samas lähedal 2-3 päeva ja siis lendad tagasi, et kas sa oled seal käinud või ei ole, kus see piir on. Et see on niisugune mõtlemise koht, aga minu reegel on siis umbes see, et pead olema ikka üle nädala pead olema kohal ja käima mingites märgilistes paikades selles riigis. Et on jaksi on umbes võib-olla 100, jah. Ja ma olen sinuga nõus, et mõned tõesti loevad, et korraga lennukiga kas või lennujaamas on olnud ja juba on siis täpp seal tehtud. Aga eks see ongi iga inimene saab ise seda endale kuidagi defineerida.
kuidas sa igapäevaselt ennast vormis hoiad, et noh, sa ütledki, et noh, täna ju sa teed ka Albion reisidega siin väga kaugeid reise, kus sul ongi, noh, sa ei saa öelda, et kuule, ma täna ei jaksa nüüd minna, on ju, et sul on ikkagi võetud see eesmärk ja sul on kindel plaan seal, et kuidas sa nii-öelda sellel suveperioodil siis ennast vormis hoiad? No ma vist nimetasin ka natukene, et ma ei ole üldse sportlik tüüp ja mul igasugune niisugune süstemaatiline ja veel hoidku jumal mingi trafaretne niisugune korduv tegevus absoluutselt ei istu, aga no ma elan maal ja seal on lihtsalt ühesõnaga seal see askeldamine, eks ole, õue peal ja siis mul on veel üks teine maakodu, kus on veel lõputut askeldamist ja siis on muidugi need metsad ja sood seal kodu ümber, kus saab ikka, noh, praegu suve ajal praktiliselt iga päev käid kusagil, nii et see, ütleme see jalgade liigutamine, see on küll nagu väga suvisel ajal pidev, aga ta iseenesest on kuidagi spontaanne. Hoiab vormis ikkagi. Ja kuidas sa sattusid sinna reisijuhiks Albion reisidest, et millal selline otsus tuli või oligi see, et sa nägid, et reisida meeldib, et kuidagi seoks selle siis elukutse või ma ei tea, siis ameti ka sellega? Absoluutselt ei olnud niimoodi. Üldiselt mu elu ongi läinud ikkagi suhteliselt nagu kuidagi, ma ise võrdlen seda nagu puu kasvamisega, et kui puu kasvab suuremaks, siis tal tekivad mingid harud, need laienevad, puu kasvab ise kõrgemaks, jämedamaks, et ta kasvab lihtsalt ja areneb kuidagi, et ma ei ole kunagi väga sihilikult midagi nagu hambad ristis pingutanud ja see näiteks juhtum oli siis niisugune, et ma olin, et see oli just see aeg, vist aasta number võis olla 2001, kui ühesõnaga mingi jälle juhuse tõttu seal Vikerraadios tekkis see sari, see kuularändajat ja siis ma jutustasin seal mingi aasta otsa nendest kohtadest, kus ma käinud olin ja siis ma taipasin, et ma varsti lõpevad jutud otsa. Ja siis ühel ilusal suvisel päeval, mis nägi välja nagu täna, tulid minu õue peale 2 inimest ja need olid siis selle Albioni juht ja tema naine ja me ei olnud üldse tuttavad ja siis nad tegid mulle ettepaneku, millest oli võimatu keelduda. et kas tahad Madagaskarile minna? No miks ma siis tahan? Just, rännumehele lähed pakkuda. Ja et omast jõust peaaegu, et oleks väga valus olnud rahakotile. Aga nüüd jäsku ja ettevalmistamine, reiside ettevalmistamine väga meeldib. See on nagu umbes nagu, kui tuleb nädala lõpp ja puhkepäevad, siis nagu reede on see ettevalmistamine, et kõik on veel ees ja ma kindlasti saan sinna, siis on nii ma naudin seda ettevalmistamist selleks reisimiseks, nii et seda ma teen hoolega. Aga nüüd äkki räägimegi sellest ettevalmistamisest, et noh, võib-olla jätame siin need Euroopa reisid kõrvale, neid võib ka muidugi ette valmistada, aga ma mõtlen just need sellised ekspeditsioonid või kuidas noh, tõesti sa nendesse põliselanike juurde ja noh, sellised keerulisemad, et mitte linna külastused. Et kuidas sa ette valmistad või noh, mida siin võib-olla ka kuulajatele öelda, et millele võiks kindlasti mõelda? Ja, no see on, nagu ma ütlesin, et mul algab kõik ikkagi mingist ideest ja võib-olla on noh, ja lähemalt tuua see Uus-Guinea Uus-Guinea saare Korovaide juurde minek, mis oli tõepoolest väga ekstreemne. See hakkas ikkagi sellest samast veebist pihta, et lihtsalt kolistad seal ringi kogu aeg, muidugi see torgib tagant see huvi, et kus oleks midagi ja korraga ilmus niisugune pilt sinna, mingisugune sisuliselt niisugune alasti mees seisab seal oma vibu ja odaga keset džunglit ja siis lugesin, et mingi hullude kamp oli kuidagi suutnud sinna välja minna, et seal on selline rahvas, kes praktiliselt pole valgetega kokku puutunud. Euroopa mõistes on alasti ja elavad sellist ürgset elu
ja siis oli, no et ma pean sinna saama. Siis ma hakkasin uurima kõik võimalikest kanalitest, eks ole, ja siis mingi umbes paari aastaga sain umbes selgeks, et esimene küsimus on alati see, et kas ikka saab minna, kas üldse saab, et kas on mõtet, noh ei ole ju mõtet üle piiri minna. Ja siis sai selgeks, et kuidagi nagu ikka on ja siis hakkas ettevalmistus käib ikkagi niimoodi Argoga kahekesi, et ettevalmistus käib ikka tänapäeval ikkagi niimoodi, et nii-öelda luuakse usaldusahel. Et kõigepealt sa saad seal kandis kellegi, ma mäletan, seal oli Paalisaarel oli keegi, kes teadis kedagi, kes on Uus-Guineas selle rahva juures käinud, eks ole, ja sealt siis juba edasi ja siis lõpuks ikkagi võttis aega kuskil 6 või 7 aastat ja siis meil oli nagu see nii-öelda ahel oli käes, et keegi, keda sa usaldad, annab üle kellelegi, kes teda usaldab ja see annab jälle edasi ja niimoodi. Tohutu usaldamine tegelikult, et see on see on nagu põhisõna usaldus, et sa pead saama usaldusväärse ahela ja neid uljaspäid, kes on läinud pea ees väga põnev, nüüd hakkame seiklema. Nende lugusid ma võin ka lõputult rääkida ja nad on tülliks nii iseendale kui teistele. Et on väga kehvasti neil läinud ka seal Uus-Guineal, ega põhimõtteliselt seal on võimalik niimoodi minna, et ma ei taha midagi teada, ma lihtsalt lähen, eks ma olen matkanud olen, kogemused on, varustus on, mis seal saab siis juhtuda. Ja siis ikka satuvad ikka väga eluohtlikusse olukorda ja väga tihti. Mitte sellepärast, et mõni kohalik pärismaalane ta nüüd noolega surnuks laseb, aga lihtsalt sa ei kujuta ette, kui sa oled keskkonnas, kus jõgi võib tõusta paari tunniga üle kallaste, kus vihma võib hakata sadama ja sajab 10 päeva järjest, kus sa võid murda suvalises kohas oma jala või välja väänata, aga abi pole kuskilt võtta, niisugused asjad, et need muidugi peavad kõik olema kaalukausil. Aga kas neid, et sul need reisikohad tulevad, täpselt jälle tuleb selline idee, aga ma mõtlen, kas olles reisijuht, siis sa saad öelda ka, et me võiks sinna või üks on see, et sinul endal on idee, aga et see, et ikka kamp ka kaasa tuleks, on ju, et neid huvilisi oleks. Ja seal on 2 poolt tegelikult. Üks on see, et selle sama Albioniga on meil nagu algusest peale olnud, mina nimetan seda, et meil on ühteviisi mõtlemine. Et nad on nagu avatud, valmis tegema täiesti midagi uut, paku välja. Ja siis mina olen kange mees pakku, keerutan gloobust ja mõtlen ja põhjalikult mõtlen kogu aeg, see on nii lahe on mõelda. Kui läheks kuskile, panen sõrme sinna, siis teen enam-vähem selgeks, et kas see on üldse mõeldav. Aga siis, kui on selge, et see on mõeldav, siis see kõige peenemate detailide vormistamine ja broneerimised ja need asjad, selle siis korraldab Albion. Ja siis koha peal on muidugi niimoodi, et seal tuleb tihti improviseerida, aga jämedas joones see niimoodi, see on ikka see sama usaldussüsteem, et sul peab olema nüüd umbes seal kandis, toon jälle selle sama näite Koruvaide juures, et sealt me saime siis juba kohapealsetelt korraldajatelt ühe kaasa ekspeditsioonijuhi, kes on käinud seal üle 15 aasta. Ta ise ei kuulu selle rahva hulka, aga ta on seal käinud, ta teab, mis seal ees ootab, eks ole, kuidas olla. Ja teda aksepteeritakse, ma arvan. Teda aksepteerib ainult järgmine lüli, kes on siis selle sama Koruai rahva nii-öelda tsiviliseeritud perekond, kes on metsast välja tulnud, kuhu siis saab sõita paadiga pikki keerulisi teid mööda kohale, aga neil on seal juba kool ja pood ja niisugused asjad. Ja võt siis tema omakorda siis nagu annab meid nendele üle, ta ise tuleb ka kaasa, kuna ta valdab inglise keelt, eks ole, need edasi järgmised lülid ei valda.
ja siis sealt juba need, kes siis viivad meid metsa, noh, sisuliselt mööda loomaradu päevade kaupa. Nendele on siis see pere, kelle juurde me sinna kaugele kolkasse läksime, on tuttav. Ja see on siis niimoodi, et kui me jälle nende juurde jõuame, siis seal tavaliselt on nii, et nad elavad puu otsas, üttides, nad näevad väga hästi, kes kuskilt tuleb ja nii kui tundub, et midagi on kahtlane, siis nad tõmbavad selle redeli üles, löövad luugid kinni ja mitte ühtegi piiksu. Ja kui nad varem saavad juba lõhna ninasse, mõnes mõttes nagu metsloomad, nemad näevad meid juba ammu enne kui meie neid, eks ole, siis nad panevad putku, lähevad lihtsalt ära metsa ja ei tule enne välja, kui õhk on puhas. Aga siis, kui on niisugune tüüp, eks ole, keda nad tunnevad, siis nad tulevad, et ahaa, seda me ju teame, eks ole. Hoopis teine suhtlemine, hoopis teine kanal läheb lahti, hoopis teine stsenaarium läheb lahti. Aga on öeldud, et nende põlisrahvaste juurde me ei tohikski minna, et meil on mingid sellised haigused, mida nad ei tea ja see võib neil ohtlik olla, et vastab see tõele või? See on ja üks väga selline, kuidas öelda, tundlik ja õrn teema. Ja seal on kaks poolt. Üks on see on niimoodi, see on tõsi. Ja teine pool on see, et erinevatel kontinentidel need rahvad on väga erinevas seisundis. Ja näiteks niimoodi, et näiteks konkreetselt seal Uus-Guineal oli nii, et see Korvaida ala kuulub Indoneesia riigile. Indoneesia riik on väga suur ja suhteliselt niisugune militaarne ja väga nagu tahab olla tsiviliseeritud riik. Nende jaoks Korvaid ei ole olemas, neid ei ole üldse olemaski ja nad tahavad kuidagi kas või väevõimuga nad välja tuua ja ära tsiviliseerida. Aga see pole neil täielikult veel õnnestunud ja siis on niimoodi, et siis on ikkagi sinu oma kogemus, sinu oma vastutus, võtad vastutuse enda peale ja muidugi see sama meie ekspeditsioonijuht, kes oli seal käinud üle 15 aasta, tema muidugi oskas ka anda head nõu, et kuidas olla ja kuidas käituda. No ühesõnaga nende poolt haigusi saada, see ei ole teema. Teema on, et Uus-Guinea džungel sisaldab paljusid haigusi, mida mujal maailmas üldse ei ole. See on üks suur haiguste pesa. Et see on küll, eks ole, aga ja osa nendest nagu on siiamaani teadmata, millest need üldse tekivad, need lokaalsed haigused. Aga näiteks neil malaaria tüvesid on maailmas palju, aga see on üks niisugune karmimaid, mis seal on. Ja see on siis see malaaria, aga malaaria puhul on ju nii, et vaktsiini malaaria vastu ei ole olemas. On ainult need tabletid, mida sa võtad nagu nii-öelda nagu selleks, et vähendada riski, nakatumise riski, aga sa ei saa mingil juhul ja siis need on need teemad riskida, aga siis nendega suheldes on siis nagu see reegel, et ühesõnaga minul on seal hästi palju reegleid ja üks on see, et kui sa lähed külla nendele, siis loomulikult sa võtad midagi kaasa nende jaoks, eks ole, et mida sa võtad. See on pikk teema, sellest võiks rääkida tundide kaupa, aga nüüd ütleme selle rahva juurde oli mul ka, keegi oli seal käinud ja ma olin saanud nende käest ka juhiseid ja õpetusi, et nende juhiste järgi me siis võtsime kaasa näiteks õngekonkse, mis on neil siis kalapüügiks vajalikud, neil rauast õngekonkse ei ole, neil on luust. Või siis ka näiteks mingi jagu tamiili, nemad siis nende väetidega nagu asendavad seda tamiili. Mitte mingil juhul mingid ravimeid, kuigi neil on palju haigusi, mida peaks ravima, aga nad ei oska neid kasutada, eks ole. Siis näiteks korralik nuga. See mitte isegi vahel niimoodi, et
sa mitte ei kingi, vaid sa vahetad, sa paned talle selle sinna ette ja siis jääd vaatama, ta saab aru ja kauplemine on üks maailma kõige ürgsemaid suhtlemisviise. Ja siis ta vaatab ja siis ta võtab, paneb sinna selle asja kõrvale, siis kas raputad pead või noogutad, niimoodi käib see asi. Ja see on väga hea võimalus suhelda. Venitad seda hästi pikale. Ja mõlemal on huvitav, mõlemad tahavad suhelda, eks ole. Ja siis kuidagi niisugused niisugused tarbevahendid igapäevaseks eluks, mida neil kindlasti vaja läheb ja millega nad ei saa endale kahju teha. Et neid siis mitte palju loomulikult, aga nii palju kui see seljakotis seal muu esmatähtsa kraami hulgas kaasa jaksad võtta ja peegli või 2 peeglit võtsin ka ja see oli ka ikka huvitav. Ega ma ju ei tea, et nendega suhtlemine on nagu tulnukatega suhtlemine, eks ole, nende maailm on nii teistsugune ja nendega suhelda on keeruline, sest see käib üle mitme keele. Nagu verbaalselt suhelda, ikka kuidagi saab ja käte-jalgade keeles ka, eks ole. Ja ega ma ei tea, mis seal taga täpselt oli, aga igal juhul ta nagu, andsin ühele naisele selle peegli, siis ta nagu vaatas seda niimoodi, Vaatsa, kes see naine seal on? Jah, et ega ma lõpuni ei oska seleta, selleks mingi psühholoog oleks pidanud juures olema, eks oleks pidanud küsitlema ja nii edasi. Aga igal juhul ta nagu ei teinud seda liigutust ka, mida odavates reisijuttudes räägitakse, et hakkab sealt tagant, peegli tagant kedagi püüdma või midagi ju ehmatab ära või ma ei tea, aga igal juhul ta nagu kuidagi imestas küll kahtlemata. Ma just mõtlen sellistel reisidel tõenäoliselt on jällegi teatud inimesed, kes käivad, sest seal on nii palju sellist ka ettearvamatust, et sa peadki olema väga paindlik ja valmis ja kui sa ütled, et seal on ka teistsugused haigused on ju, et kindlasti on ka sinu reisidel juhtunud, et keegi jääb haigeks ja nii-öelda sellest tulenevalt võib-olla reisiplaanid muutuvad on ju. Ja need on pikad teemad, aga selle sama ütleme niisuguse teravama haigestumise ma saingi ise isiklikult omale seal samas Korovaide juures ja see oli siis ikkagi, kui me juba olime sealt väljas ja läksime Paljemi orgu, mis on ka mingis mõttes äärmiselt eksootiline paik, kus elatakse väga arhailisel viisil ja me läksime sinna mägedesse matkama ja siis ma järsku tundsin, et ma ei jaksa, et jõud on otsast täiesti ja süüa ei taha ja ühesõnaga malaaria tunnuseid ma teadsin peast ja siis 5 tunnusest 4 olid olemas. Siis ma sain aru, et see peab olema malaaria. Aga mis siis? Sa oled mägedes, ega keegi sulle helikopteriga sinna järgi ei tule, eks ole, kuna sa saad liikuda ikkagi. Ja siis kuidagi nii-öelda käpuli ja rohtu närides sain sealt ikkagi siis lõpuks külasse ja sealt siis juba pärast pandigi diagnoos juba, et oligi malaaria ja siis jäin seda sinna välja põdema Paalisaarele. Aga et sain nagu sealt seda kogeda, jah. Aga ta lõi õnneks siis välja, kui põhiosa oli nagu selja taga. Ja ma mõtlengi, et sa ju nii-öelda oled grupijuht, et kui grupijuhti pole, siis on päris keeruline, eriti sellistes kohtades. Ja tookord me olime need 2, aga kui on suurem rühm, siis on muidugi, see käib nagu asja juurde, jah, et sa nagu vastutad enda eest ja vastutad teiste tervise eest ja sa pead suutma langetada otsuseid, et see on just tähtis, et kui keegi ütleb, et tal on viga midagi, siis sa pead suutma nagu päris objektiivselt otsustada, et kui tõsine see viga on, mida siis teeme, eks ole. Aga kui on rühm, siis üldiselt tüüpiliselt ma väga suurte rühmadega ei käi, võib-olla on mingi 7 inimest või midagi sellist, siis sellises rühmas on alati kellelgi mingid meditsiinilised teadmised ka ja siis tema aitab ka nagu seda rahulikult nagu hinnata seda ohtu, aga ma ütleksin, et niisugusi praegu mul ei tule meelde, et midagi oleks täitsa vastu taevast näinud kogu reisijatel.
seda küll, et mõni jääb siis kuskile maha, eks ole, tavaliselt tuled ringiga tagasi, korjata üles ja selleks ajaks on tal juba hullem möödas. Aga mis on kõige keerulisem, ma ei tea, selline su üldse kogu elu jooksul selline kohtunud, kus sa, ma ei tea, oled siis surmaga silmitsi seisnud või mõelnud, et siit ma küll enam edasi ei tea, kuidas minna? Ei no eks ikka seal Korovaide juures oli või seal Paljemi orus seal, kui ma seal Mäkke läksin, mäletan, sa ei jaksa hingata enam, aga sa pead ronima ja siis lähed 4 käpukil, siis mõtled vaikselt, et 100 sammu, siis istud maha, lõõtsutad täiesti hing paelaga kaelas ja siis niimoodi ronides, siis ma mäletan küll, et siis hakkas küll, et Bob Dylan hakkas mul laulma ja see on üks niisugune laul, et kui ma seisan oma suurivoodi ja hakkan minema, siis hakkavad kellad helisema ja ma kuulsingi mingid kellad helisesid, et see oli nagu niisugune juba, see ei olnud niisugune teadlik või tahtlik niisugune, see lihtsalt oled enda üle piiri juba üle pingutanud, eks ole, et see oli küll niisugune, aga võib-olla näiteks üks näide kuskilt palju varasemast ajast nii-öelda impeeriumi perioodist oli nii, et me läksime Baikali taha, kus on hästi tõelised ürgmetsad, Eestis ja Euroopas ürgmetsi ei ole, meil on põlismetsad, põlismets on tõega teistmoodi. Ürgmets on see, mida inimene tõesti ei ole kuidagi mõjutanud ja see oli niisugune pikk käik, mitu päeva minekut, rasked seljakotid ja siis oli kuidagi juba üsna palju sai mindud ja siis mingi ühe hästi suure maha kukkunud nulu pealt üle minnes kuidagi jalg vääratas, kummik oli jalas ja siis sai päkk nagu välja väänatud. Kohe tekkis mingi pingpongi munataoline niisugune valum sinna ja oli selge, et mina ei lähe siit enam kuskile. Aga et teised siis mõtlesime rahulikult, mis saab. Ja nii, et teised läksid edasi ja siis üks kohalik tuli siis minuga kaasa ja siis me läksime lihtsalt niimoodi, et ta lõikas mulle sealt võsast mingisugused kargud lepapuudest ja siis niimoodi lantsisime seal ja siis mingil ajal ta ütles niimoodi, et vaata, et siin on juba selge rada, siin sa saad hakkama, ma panen nüüd minema, et tulen sulle mingi rattaga vastu ja tule ise edasi. Siis oli küll nii, et ma mäletan mingi öösel näiteks kuskil oled kuskil saanud mingi künka tippu, siis tohutult väsinud, heidad selja peale, vaatad seda tähist taevast enda pea kohal ja kuidagi niisugune väga eksistentsiaalne olemine oli. Aga siis ei olnud ka telefone, mobiile, et sa lihtsalt lootsid, et millalgi ta tuleb siis tagasi. Ja, et ta peab tulema, et muud varianti lihtsalt ei ole. Et see hakkab väga kiiresti meelest minema, et mobiili polegi, aga maailmas on küll praegu väga palju kohti siiski, kus mobiil on, aga see ei tööta. Et ka seal Korovaide juures oli nii, et ma küsisin selle meie ekspeditsioonijuhi käest, et kui nüüd midagi juhtub, seal oli tihti vaja minna üle jõe, niisuguse tormaka jõe mööda palki, eks ole. Ja kaotad tasakaalu, kukud sinna, seal on mingi risu ja räsu, et midagi juhtub, et mis siis saab. Ta ütles, et seal oli juba siis niimoodi, et kuna see oli tõesti niisugune paik, et keegi sinna niisama järgi ei tule, et siis oli siis oli nii, et üks nendest kohalikest Korovaidest pidi siis jooksuga minema esimesse külasse, sealt pidi helistatama mingi lauatelefoniga kuskile, sealt pidi teatama veel kuskile, siis pidi sealt tulema mingi helikopter, et 4 päeva pärast jõuab helikopter sinna kohale, et siis oled seal paigal, eks ole, selle aja, et siuke variant oli seal. Tänapäeva maailmas kuidagi ei kujuta ettegi seda, et on veel selliseid paiku, on ju. Ma küsin veel, kas just nimelt ka näiteks, kui sa neid podcast'e teed või reisi nii-öelda muljeid jagad, et kas sa reisil olles, üks asi on see, et sa valmistad ette need faktid ja kõik, mida sa jagad ka kaasreisijatele,
aga kas sa reisil olles kuidagi ka igal õhtul teed mingeid märkmeid või kuidas sa seda meeles pead? Ei, see on mul ja see on meil ikka selline isiklik kohustus, et ma tõesti jäädustan päris hoolega, nii et no esiteks ma pildistan palju, eks ole, osa on siis nagu nii-öelda noh, nagu teistele näitamiseks, osa on lihtsalt dokumendipildid, et kuidas seal oli. Ja siis teine on niimoodi, et siis mul on niisugune lühipäevik, et ma igal õhtul kirjutan, noh, sa oled nii väsinud õhtul, silm vajub kinni kohe, aga midagi ikkagi märksõnad paned kirja ja siis mingil päeval, ütleme mitme päeva pärast tekib niisugune mõned tunnid vaba aega, siis ma võtan need märksõnad ette ja siis diktofoni räägin juba detailid lahti kõik. Jah, et oleks meeles. On ja just detailid lähevad väga kergesti meelest ära. Põhimärksõnad, need kuidagi tuletad isegi meelde, aga seal on mingid just need lõhnad ja mingisugused niisugused pisikesed niisugused seosed, mis ununevad juba 2 päevaga. Aga kas sa need pildid, need sa ka, ma ei tea, ilmutad ära või noh, selles mõttes on nad kõik digitaliseeritud sul kuidagi kuskil, või sa aeg-alt nagu vaatad või kuidas sa nendega teed? Nad on esiteks, originaalid on, eks ole, välisel kõvakettel ja nii edasi, eks ole, siis on esimene valik, mis on siis ajad pildid, mis on ka siis lihtsalt, et mille hulgast saab siis nagu edasi minna, kuhu sa tahad minna, aga siis aina väiksema valikuni välja, et lõpuks see koorekiht, mis lõpuks jääb, on siis võib-olla mingi 100 pilti, mida siis ka kõlbab näidata nendele, kes mitte midagi asjast ei tea. Aga nad on selles mõttes, nad on niivõrra nad korrastatud küll, jah, aga teistpidi jällegi need impeeriumi aegsed käigud, need on ikkagi käsitsi kirjutatud lihtsalt kaustikutesse, aga need on mul alles ja siis ka ikkagi võtad need fotod ette nii vähe, nagu sel ajal neid ikkagi oli ja siis ikkagi siis hakkab mälu ka tööle teatud hetkest ja siis sa saad nagu elustad, see on väga tähtis, elustad näiteks selle päeva ja seda ma ikka suudan praegu tänu nendele abivahenditele teha ikka seal mingi 40 aasta taguse päeva ka elustada. Vägev. Aga ma just mõtlen, see on tegelikult päris rutiinne töö, see piltide välja sealt valimine ja sa ütlesid, et sulle väga ei meeldi, aga ma saan, et seal on jälle see teine huvi juures. Ja see on nagu teine elu, see kogu see rändamise ja reisimise elu on nagu teine elu, eks ole. Ja noh, see on väga tähtis, nagu kuidagi see ongi, tõepoolest on kuidagi juhtunud niimoodi, et sellest on saanud nagu mingisugune eluviis. Jah, ma arvan küll, see rännak. Küsin veel, kas tulenevalt kuidagi, ma ei tea, tervisest, sa täna vaatad mingit kohta ja mõtled, et seda asja ma selles elus vist ikkagi ära enam ei tee. Ja ma vaatan väga tihti ka neid paiku, kus ma olen käinud mingi 5 või 10 aasta eest ja siis mõtlen, et kuidas oleks ja ma arvan, et üsna objektiivselt ma suudan hinnata, et näiteks sinna Korovaide juurde ma enam ei läheks mingil juhul, kuigi see nii väga ammu ei olnud 15 aastat tagasi või umbes niimoodi. Aga nüüd praegu on niimoodi, et pigem näiteks viimaseid üks niisugusi parajad pingutusi oli Põhja-Kolumbias need Sierra Nevada mäed, kus elab väga erakordselt põnev rahvas ja üks linn, mis on kordades suurem kui Machu Picchu, mida kõik turistid teavad, aga millest praktiliselt keegi mitte midagi ei tea. Et see sinna minek, see oli alles 2-3 aastat tagasi. Et see oli siis nagu praeguse hetke niisugune suur pingutus, aga kuidagi sai tehtud. Aga võib-olla näiteks järgmisel aastal vist ei läheks. Aga mingis mõttes on see ju loomulik, kuidas see meie elukaar on ja üks mu sõber ütles väga ilusti ükskord kunagi, et see on ju tore, et kui sa jääd vanaks ja saad näiteks suure mäe vallutamise elamuse
suurem Munamäe otsa ronides, eks ole. ja noh, ma arvan sinul nagu seda materjali ju, mida läbi käia ja teha ja kui nii-öelda tekibki soov täpselt selle suure mäe otsa minna, siis võtadki need pildid ja käid selle päeva läbi, kus sa seal olid tegelikult. Ja see on võimalik jah, see on, noh, seal peab ka olema jälle, keegi peab olema siiski huvitatud, et seda sinu lugusid kuulata või noh, ma olen ka neid raamatuid kokku pannud, eks ole, nendest nagu kõige kõigematest ja et see peab olema nagu mingi konkreetne väljund ka, et lihtsalt oma ette meenutada, et see ei toimi sellisel moel. Jah, ma mõtlengi kuulajarände, et mul kui suvel läheb puhkusele, siis ma olen päris õnnetu. Siis ma nagu ootan jälle, millal see hooaeg hakkab, et seda taas kuulata. Ja minu meelest sa väga hästi annad sedasi detaile või seal tekibki see tunne, et sa oled seal, et mul ja mõnes kohas tekib seda, et issand, kui ma seal olen ühes koopas, kus te lükkasite jalgadega ennast, et üldse sealt liikuma saada. Kuulates juba tekkis selline, et ei, ma ei taha seal olla. See oli Boliivias Bora mägedes. Ja noh, siis ma mõtlesingi, et issand, kui mul keegi ütleb, et noh, lähme sinna lihtsalt koobastesse ja kui lõpuks sa oled sellises kohas, ma ütlen, issand, ma ei taha seal olla. Võt, et väga vahva. Mis on järgmine sihtkoht, kuhu sa nüüd lähed? No ühesõnaga praegu suvisel ajal on väga lahe jaanipäevaks Fäärisaartele. Et Fäärisaared minu sõnastuses on vaesemehe Island. Et ühesõnaga seal on Islandi hõngu. Islandil ma olen korduvalt käinud, aga Fäärisaared on tundunud, et liiga lähedal, et küll jõuab. No nüüd käin ära siis. Aga see nüüd on ka korraldatud reis või? Ei, see on ainult sõpradega väike kamp ja oma pead täiesti. Ja ma tahtsingi küsida, et kui palju sa nüüd, ütleme, et üks on need nii-öelda korraldatud reisid, et kui palju sa selle kõrvalt veel, ütleme, ise või sõpradega käid? No ühesõnaga, seal on tegelikult põhiliselt määrab hoopiski see, nagu me mõlemad oleme siin selle nakatunud selle reisipisikuga ja kui sul silmapiiril ei ole, ütleme, lähimal aastal, eks ole, seda Albioni reisi, no siis korraldan ise, eks ole, see on umbes niimoodi, ta käib tegelikult. Aga nüüd edasi on näiteks praegu päris äge, et Albioni kodulehel on isegi natuke vananenud andmed, kohe saavad õiged üles, ühesõnaga Peruus läheme Atacama kõrbesse, mis on ikka maailmakuulus kõrb kõigi nende teiste kuulsate hulgas ja siis läheme Lihavate saartele, et see on nagu oktoobris. Novembris on üks niisugune maailma lõpureis, ma küll, kui ma olin korduvalt käinud Antarktikas ja Arktikas, ma mõtlesin, et maailma lõpud on nagu ära nähtud, aga see on siis nagu hästi kaugel Vaikses ookeanis Polüneesia saarestikus, eks niisugune äärepealne saarestik, kuhu turiste praktiliselt ei käi. Ta on Marquis-saared ja sinna on hästi raske pääseda ja selle tasuks selle eest on siis see, et seal on väga ehe elu, eks ole, ja loodus. Et see on novembris ja siis järgmise aasta veebruaris on plaanis Sulawesi saar. Tead, kus on Sulawesi saar? Ma asukohta täpselt ei tea, ma olen kuulnud. Ja Indoneesia. Indoneesia. Et seal on ka väga omapärane kultuur ja eriline loodus ja siis mai 2026 on Kesk-Aasia riigid, mis on minu jaoks nostalgia. See on see, kus ma kunagi alustasin aastakümneid tagasi, et nüüd lähed nagu vajama sinnast tagasi, vaatad, mis on muutunud, mis ei ole muutunud. Nii palju põnevaid, sul on päris tihe graafik, ma ütleks, et praegu vist siia rohkem neid ei mahugi sinna oma reise. Ei, see on tõesti niimoodi, et see on paras. Aga siis mida sa tahaksid veel meie kuulajatele öelda, kellel on ka selline reisipisik võib-olla olemas, aga ma ei tea, täna vaatad, et või need reisid on nii kallid, et kust siis alustada või kuidas teha siis sellist taskukohast reisi? Selle kohta naljaga pooleks hea näide on
kui raudne eesriie kukkus 90ndate alguses ja maailm läks meile lahti, siis mina juba olin siin-seal käinud ja siis ma käisin ka jutustamas, et kus ma kõik olen käinud ja siis oli tüüpiline küsimus, kust te raha saate? Et minul ei ole nii palju raha, mina ei saa. Kuidas teie? Ja siis ma tõin näite naabri külast sealt enda kandist Ojasoolt, et seal 2 noort selli. Mõtlesin, et meie läheme Austraaliasse ja läksidki. Raha oli kummalgi, tol ajal kroonides mingi 100 krooni kummalgi taskus, eks ole, et kuidagi saavad liikuma. Ja käisidki ära, aga tagasi jõudsid umbes 2 aasta pärast. Et see hakkas nagu see mäng pihta, eks ole, et vahetad raha aja vastu või aja raha vastu. Ja et minu meelest ühesõnaga, kui sul on aega, siis sa saad teha ise korraldada endale, eks ole, ikkagi vägagi soodsad, Euroopas kindlasti, aga ka mujal maailmas ikkagi on näiteks Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Aafrika paigad, kui sa passid peale neid pileteid ja sa tead, mida sa tahad, et tegelikult on ikkagi suhteliselt nagu soodne iga ühele, kes ikka tahab käia. Isegi, ütleme, suhtvaestel inimestel Euroopas ikkagi sa saad endale korraldada, kui sa ikka väga tahad. Ma olen hästi sinuga nõus, et see tahe liikuda, käia, minna avastama, et tõesti täna on ju need majutused, ka see coach surfing ja et sa saadki nii-öelda külla minna inimesele või vastupidi võtta kedagi enda juures vastu ja tõesti neid võimalusi leida. Soodsad lennupiletid näiteks, mis on tõesti 10 eurodes, eks ole, siin Euroopas mõned otsad, kui sa peale passid kogu aeg. Et see sa pead ühesõnaga vaeva nägema selle ettevalmistamisega. Jah, ja kui ma nüüd kuulasin sind, mis võib-olla ka kaasa võtta siit on see, et kui sa ikkagi elad kuidagi selle oma kire järgi või kuidagi selle oma kutsumuse või selle hingede, ongi see, ma ei tea, et mulle meeldib see rännata, siis kuidagi need asjad tulevad su juurde või sa ikkagi saad neid asju teha, et tõesti üks või teine pakkumine või kuidagi see mõte, et ma nüüd tahaks veel seda edasi, mis ma siin nüüd räägin on ja juba tulevad teised pakkumised, siis seda toetama. See on ka palju laiem tegelikult, ütleme elufilosoofiana on minul toiminud ikkagi see, et kui ma midagi väga tahan ja väga selle peale mõtlen hästi kaua, siis see juhtub. Kuidagi, ma ei tea kuidas. Ja tõenäoliselt on sul jälle mingid asjad, mis ei ole sinu jaoks üldse olulised, mõni teine mingid asjad võib-olla on ju, millest sa loobud, aga sinu jaoks ei ole see selles mõttes loobumine, et sul on oluline see hoopis teine, et ma saan sinna rändama näiteks minna. Nii on. Nagu jälle üks minu enda isiklik sentence on see, et rännates oled elusam. Jah, võt sellega ma olen väga nõus. Selle mõtteteraga me võimegi tänaseks lõpetada. Suur tänu, Hendrik, et sa tulid siia ja oma kogemusi jagasid ja ma tean, ma näen juba, et su sees on seda infot nii palju ja seda elutarkust, et kirjuta kindlasti rohkem raamatuid ka ja pane nad kirja, et varem või hiljem keegi jõuab selleni ja see inspireerib teda ja saab sealt jälle oma elu mõtte näiteks. Ja, aga selles mõttes on ka see kuularändajat tohutu järelkuulamise võimalus ka, et igal ühel, ma tean tuttavaid, kes on siis võtnud niimoodi, et ta tahab sinna kanti minna, näiteks Argentiinas, siis ta otsib sealt Argentiina saated üles, kuulab ära, et see on nii lihtne. Jah, ma olen ise ka samamoodi teinud, et see on kihvt. Suur aitäh, et sa selle varasalve oled meile siin sisse rääkinud ka ja jaganud. Aitäh ja häid rännakuid ja tervist! Aitäh. Kogumispäev.